Tere! Tänase Vinskopis Soklini saate põhiteemaks on vanad raudteemajad. Me vaatame üht vana raudteetöölistele mõeldud elamut ehitusnõustajaga ning anname nõu, kuidas sellist vana maja mõistlikult korda teha. Saates läheme külla ka Karusejaama perenaisele, kes on 15 aasta jooksul teinud vana jaamahoonega imet. Raudteede ehitamine mõjutas Eestit väga palju. Kui esimene liin Paldiski-Tallinna Katšina 1870 avati, siis läks lahti raudteede äärde jäävate asulate kiire areng. Nõnda kerkis Eestisse terveid raudteehoonete komplekse, mis mõjutasid edaspidi ka meie maa- ja taluarhitektuuri. Jaam kui selline on ju, asutus ja selle jaamahoone kõige tähtsamaks osaks oli muidugi see vakseli ehk ootesaali ehk siis see peahoone, kus oli ka erinevaid ruume küll nendele külalistele või reisijatele pluss siis ka jaama töötajatele, sest seal oli erinevaid asutusi omakorda veel selle jaamahoone sees, aga pluss siis oli palju kõrvalhooneid, igasugused laohooned, pluss seal olid sellised tolle aja kohta päris uudsed hooned nagu väljakäigud, kemmergud ehk siis nii tualetid tänapäeva mõistes, mis olid muidugi kuivkäimlad, aga need olid olemas ja need olid ikkagi eraldi nii meestele kui naistele. Ja paremates jaamades muidugi olid ka nad jaamahoone sees. Siis olid seal keldrid näiteks, siis olid loomulikult jaamatööliste elamud erinevas stiilis ja laadis muidugi jälle eri ajastutele ehitatud, sest ega see oli üks raudteeliin, mis 1870 siin rajati Tallinnast Peterburgi või vastupidi, mis läks edasi siis Paldiskisse. Aga ka Eesti rajati terve hulk neid kitsarööpmelisi raudteid Eesti väiksematesse kohtadesse, mis on omakorda hästi huvitav arhitektuuriga hooneid, mis on suhteliselt hästi säilinud sagedasti, kuigi mitte kõik. Ja sealgi oli terve kompleks neid hooneid tavaliselt. Nii et see oli päris suur selline hoonete kobar, mis sinna jaama ümber tekkis. Kitsarööpmelised raudteed on Eestis üles võetud või muudetud laiarööpmelisteks. Kunagiste jaamakomplekside ümber on täna vaikne ja rahulik. Nende saatus on erinev, ütleme niimoodi lühidalt, aga õnnelikul kombel on väga paljud, isegi üsna paljud nendest kasutusse võetud, aga muidugi täiesti uuel moel. Siis kui rääkida nendest kitsarööpmelistest, näiteks Rapla Virtsu liini peal, mis oli üks esimesi, mis 70 algul kohe üles võeti, siis seal on terve hulk jaamahooneid praegu kasutuses elamutena. Ja muidugi kõige selline rasvasem ja kujundlikum näide on Tuudi raudteejaam. Nii et see on üks suurepärane näide sellest, et kuidagi on hakatud hindama neid omaaegseid raudteehooneid hoopis teisest aspektist, aga kuna tegemist on korralike arhitektide projekteeritud hoonetega, väga esinduslikega oma aja kohta ja nad on sellised retrostiilis tänapäeva mõistes ja seda sama Tuudi jaamahoonetki vaadates praeguses sellises seisundis ta meenutab mõisa, mingisugust mõisakeskust oma olemuselt. Ja seal samas lähedal on teisigi hooneid, mis on samasse funktsiooni nüüd jõudnud, nagu näiteks Karuse raudteejaam, mis on teises stiilis, aga samast ajastust. Seal selle sama liini peal on veel mitu hoonet, raudteehoonet, mis on elamuna kasutusel ja kohe esimesena tuleb mul meelde Riidaku-Pühaku raudteejaam. See on küll ümber ehitatud võib-olla rohkem kui mõni muinsuskaitse või muuseumitöötaja tahaks, aga üldmulje on siiski selline, et tore, et on elus, et ta ei ole mitte läinud loojakarja tänu sellele, et teda kellelegi vaja ei ole. Minu selja taha jääb praegu kunagine kitsarööpmeline Rapla-Virtsu raudteeliin, mis rajati 1931. aastal ja see oli siin kasutusel kuni aastani 1968. Sellest perioodist on Vigala jaamas säilinud kunagine veetorn, kunagine jaamahoone ning 2 raudteetöölistele mõeldud elamut.
just selliseid arhitekt Leon Johansoni projekteeritud kahekordse viilkatusega jaamatöölistele mõeldud puitelamuid kerkis tollal Eestisse väga palju. Tegemist on omaaegse tüüpprojektiga, mille järgi ehitati raudteetööliste elamud ka näiteks Märjamaale ja Virtsu. Selline 2 sissepääsuga elamu oli jagatud 4 ühetoaliseks korteriks. Tänu eraldi sissepääsudele oli esimene korrus vajadusel kohaldatav ootesaaliks ja ametiruumideks. Ühte sellisesse niinimetatud B-tüüpi elamusse Vigalas on end sisse seadnud noor perekond, kes jõudumööda maja kallal nokitseb. See maja leidmine oligi nagu Sõnajalõie leidmine. Jaaniööl me tulime siia jaama asulasse siis Jaanitult pidama ja no peaaegu ei tulnud ka juba, aga ikkagi tulime. Ja siis peaaegu juba läksime ka ära, aga ikkagi ei läinud, tegime ka tiiru siin ja kuskilt nurga tagant see maja tuli välja. No mis seisukorras see hoone oli, kui te selle endale saite? Nii ja naa, et võiks öelda, ehituskvaliteet on nii hea, et see maja on väga heas seisukorras üleüldiselt kõik arvesse võttes, aga niiskust on palju siin maa peal ja see on seisnud siin niiskus ja ta alt ikka oli lagundanud teda. Vundamenti, alumisi palke ja põrandad olid täitsa hukas ja need olidki need esimesed tööd ka, mis me siis tegime siin, et see vundament tuli ikka, et see maja seisaks üldse, see tuli uuesti rajada sinna ja see alumise palgi vahetus siis. Need juba said suvel tegelikult tehtud, siis tuligi, kuna oli ka vaja kiiresti sisse ikkagi pääseda, et enda kodus elada, ka põhilised kommunikatsioonid, veevärk ja kanalisatsioon. No kuidas te tubades olete ennast sisse seadnud? Väga hästi. Me ei ole seal nii totaalselt ümber teinud asju, et kõik, mis seal seinas on olnud, krohv ja asjad ja need on sinna jäänud, natukene on saanud seda lihtsalt mukkida üle. Aga see sobib, selles mõttes see on nagu algusest peale, et see on, ma arvan, et seal ongi kogu aeg olnud mugav elada. Seal on olnud kiirustamise moment küll alguses, et siia pääseda elada, aga praegu enam kiirustama ei pea ja nii ongi mõnus, et on aega kogu aeg otsustada, mida järgmiseks teha, kuidas teha, et ei pea nagu korraga enda elamist valmis tegema. No mis need põhilised murekohad praegu on, et just nimelt, et mis seal listis on nagu need järgmised asjad, mis vajaksid kiiresti tegemist? Tegelikult ikkagi seesama vee probleem, vee küsimus on ju, et kui ikkagi vett hakkab sadama, siis ta siin noovis niimoodi on, siis siin peabki olema selline raudtee kõik maas, et keegi ei vajuks kaelani sisse. Et seda tuleb juhtida siit ära, me peame natukene seda vett siin juhtima ja seda drenaažasega tegelema. Seda vundamenti ja seda põrandat üldse, mis me nüüd saime tehtud, seda tuleks nüüd 100-ga kaitsta. See tegelikult oli kõige ohtlikum olukord siin selle maja juures. No ma saan aru, et te ei ole nüüd seda sorti omanikud, kellel on, ma ei tea, pangalaen või raha suure kotiga seljas. Kuidas tundub, et kas sellise vana maja kõpitsemine võtab palju ressursse? No vot, ma ei tea, ma ei ole ülepea kaela, sukeldunud sellesse, kuidas vana maja nagu joonlaua järgi võiks teha tegelikult, eks ole, et võib-olla mu kulutused olekski läinud suuremaks, ma olen pidanud siis tegema nii nagu, kuidas annab teha või, kuidas välja tuleb. Aga paljusid asju pole ka teinud sellepärast ja võib-olla ei olegi tarvis, et mingid luksus võtted või asjad üldse, et mida soovitakse, et oleks ilus või oleks uus lihtsalt. Et ei olegi saanud teha ja võib-olla ongi parem, et seda tegelikult originaalmaterjal ongi siin nii palju alles ja see töötab väga hästi. See side, nagu ütleme, et selle vanemate aegadega on olemas tänu sellele. Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuurikeskus on koostöös partneritega loonud vana maja nõustamise võrgustiku. Sellega saab tutvuda koduleheküljel maamaja.eu. Meie kutsusime sellest võrgustikus kohale Rapla piirkonna vanamaja spetsialisti ja vaatame nüüd, mida selle majaga teha. Ringkäigu nõustaja Rait Reilaga teeb seekord kaasa maja peremees ise. Sain aru, et pinnas oli väga suur probleem siin, et märg ja aga kas siit on mingi kiht ära ka võetud juba? Pinnast ennast? Jah. Või on see tasapind ongi kogu aeg? Ta on olnud niimoodi, et tegelikult ongi natukene ka kausis siin igal juhul, et siia ma peaks tegelikult pigem nagu tõstma, et seda vett kuidagi juhtida ära siit maja pealt. Või siis väike kalle võiks olla. Ja kindlasti siis originaalis on siin ju veelaud olnud, et siis veelaud kindlasti siia alla ja võimalikult lai siis nagu vanasti oli. See võiks olla mis materjalist, plekk või puit? Seal on variant, et kui on niisugune väga tihe ja korralik puit või bruss, et siis võib ta jääda
puidust ka, mis on värvitud, aga selle kestvuse poolest võib panna samamoodi nagu aknalaudadel on plekk peal, on ju. Aga nüüd kogu see alumine ring, mis on vahetatud praegu, kas see oli originaalis ka samamoodi 2 palki? Jah. Ahah, okei. Lihtsalt kogu see ring, perimeeter on siis ära vahetatud? Ja alumine palk just, et ülemisest me saimegi tõsta. Okay. Väga hästi tehtud. Et kiidame. Aitäh! Teise korruse aknad on Ott välja vahetanud. Mis asjaoludel selgub kohe? Et kogu selle maja avatäited on väga hästi arhitekti poolt planeeritud ja originaalid, aga ma küsin, et miks sa tegid ülemised aknad suuremaks? Sellel oli raske vastu panna, kui juba tuli päevakorda see, et need aknaid võiks vahetada, et see annaks selle soojuspidavusele tohutult juurde. Ja mina olen Photoshopi mees, siis ma proovisin nii ja naapidi igate poodi. Tegid enne pildi? Ja ka nende alumistega ma olen läbi proovinud kõiksugu asju, et milline ta võiks tulevikus olla, on ju. Ja neil on nagu erinev, võiks arvata, et see kõrvalpoolne maja on mingit sorti modifikatsioon või üks on teise oma, aga kõik need proportsioonid teevad need ikkagi täiesti erinevaks, kus on rohkem seinapinda, kus on rohkem seda akent, et tema see iseloomi asi. Ma tean, see on minu see dialoog täpselt sama arhitektiga, on ju, et ma vaatan neid teisi maju, püüan teda kuidagi tunnetada, saata talle sõnumid aegade taha, et kas ma võin ja... Aga plaan on alumised aknad jätta või ka vahetada välja? Me oleme vahetamisele mõelnud. Okay. Et sisemised ma vaatasin küll väga korralikud, aga välimisi äkki saab teha mingi kompromissi, et väljapoole tulevad uued ja sees jäävad vanad. Kui oleks vundamendi soojustuskavas, siis milliste materjalidega teha seda? Vanade majade puhul on see, et sa pead nagu lahti kaevama ikkagi päris palju seda, et see soojustus hakkaks nagu mõjuma. Sa pead selle soojustuse ikkagi päris sügavale ja eemale ka tooma ja siis tekib juba drenaaži küsimus ja muu asi, et seda peab siin vaatama ka järgmise suve või talvega, et kuidas need... See ongi päevakorras olnud, et see drenaaž ja vihmaväraval tuleks nagunii luua siia maja ümber ära, et siis see oleks ühekordne töö kõik. Aga ega ta mingit sükast head efekti ei anna, et kui siia tavaliselt mõeldakse, et vundamendile pannakse penokiht ümber, et siis see nagu tekitab väga sükse soojapidava efekti, aga see nii ei ole. Ja ma saan aru, et kogu see vundament on ju taldvundamendiks valatud tehtud. Huvitav, sest ometigi nii palju räägitakse. See on selline meediamüüt, ma ütlen. Meeldib teha. Maja omaniku üks küsimärk on olnud vanad krohvitud seinad. Kas ja mida sellistega peale hakata, kas ja kuidas krohvi taastada? Siin on nüüd kõik säilinud originaalis, lubikrohv, siis peegellaed, korralikud puussepaaknad, uksed, tööetapp on nii-öelda lubikrohvi lahtiste tükkide eemaldamine, siis tegelikult võid rahulikult mööda läbi koputada. Sa tunned ära, et kus on nagu sükene lahtisem tükk, et siis see välja lüüa. Aga see, mis on kõvasti seinaküljes kinni selle matiga, siis seda ei ole vaja üldse lahti lüüa, sest niis, kui on välja läinud ja kuivanud, siis tuleb lihtsalt lokaalselt paikama hakata samasuguse seguga. Seda segu peaks siis natuke katsetama ja proovima, et variant on, et võtta nagu siit üks proov, lasta nagu ära hinnata, et mis see täpne segu on, aga see kohalik tooraine oli see, millest siis seda tehti. Põhiline liiv ja siis lubi, aga praegu on väga palju selliseid lubeakrohvi ja savikrohvi koolitusi, et saad nagu väga head infot. Siin on toimunud mingisugune vajumine või deformatsioon, et seda peaks nüüd järgmise avamise käigus nagu vaatama, et millest see tingitud on. Tavaliselt korsten oli pandud nagu mitte konstruktsioonide külge, vaid alternatiivselt, et ta oli seotud nagu konstruktsiooniga. Aga kui sa nüüd ütled, et siin said seinasid tõsta, et kas see siis on lihtsalt mänginud ja selle krohvi lahti teinud
või ühesõnaga selle koha peaks avama ja vaatama, et mis seal siis. Siin on see kandev sein. Et sealt ülevalt võib-olla saab, ma ei tea, kas saab ligi, aga ühesõnaga see sõlm tuleks nagu avada ja vaadata üle, et mis siin nagu toimub ja kust kohast need palgi otsad nagu omavahel toetavad. No siin on näha siis selle ehitusmeistrite kätetööd nagu kirikutornides, kõik puit, sõrestik, nii-öelda vahvvärk, konstruktsioon on tehtud tappide ja õigete ja korralike materjalidega. Et detaile on päris palju, mida nautida. Et siin vaatame neid jätkuseotisi kas või. Ma vaatasin, et seal all olid ka vundamendi juures samasugust seotist kasutanud. Et see siis lukustab nii-öelda lukustav tapp pannakse sinna, mis tõmbab siis omavahel selle kinni. Nagu ikka on vanade majade põhiline mure soojapidavus. Selle hoone kohta saab aga öelda, et maja külm ei ole. Isegi viimase talve 27 külmakraadiga olid eluruumid soojad. Kui sellist maja soojustada, siis Raidu soovitus on, et üsna tagasihoidlikul viisil. No, mina soovitaks panna, kuna palk on ise juba soe materjal ja korraliku sihukese paksusega siin, siis tegu on püstpalgiga, siis enne ära takutada võimalikult palju need vahekohad, mis näha on, tugeva haamri ja lihtsalt peitliga takku täis lüüa ja siis tuuletõkkeplaat. Mina ei paneks rohkem nii-öelda seda villa sinna, sest tuuletõkkeplaat peab sul tuule kinni, soojustuse tagab sul nii-öelda sein ise ja välisvooder võtab ka veel natuke juurde ja ongi kõik. Et rohkem mina ei paneks. No Rait, et me tegime tiiru nüüd sellele majale peale, et milline on sinu hinnang, et mis seisukorras see maja on? Maja on sellises seisukorras, et tahaks ise siia elama tulla. Väga heas seisukorras on. Et juba suur töö on ära tehtud, nii-öelda vundament ja sokkel taastatud ja põrandad allkorrusel uuendatud, et niiskuse juurdevool on peatatud ja edasi on majal lihtsalt hea sisekliima ja hingamine. Selline pere, kes siin selle maja omandas, teeb seda veel rahulikult 10 aastat, aga 10 aasta pärast on see üks pärl. Kui nüüd tulla mööda Rapla-Virtsu raudteetammi Virtsu suunas, siis ühel hetkel jõuame Karusejaama. Täna siin rongid enam ei peatu, kuid seest on siin üks väga toimekas perenaine, kes on selle hoone sisuliselt oma kätega korda teinud. Eesti raudteevalitsuse arhitekti Leon Johansoni projekti järgi 1931. aastal ehitatud Karuse jaamahoone ostis Meelik ära 15 aastat tagasi. Just see maja tundus olevat see õige ja oma. Tookord ootas Meelikest ees korralik kiht nõukaaegset remonti. Tänaseks on kunagisest jaamahoonest saanud mõisamõõtu omanäoline häärber. Siis ikkagi paar aastat võtsin niimoodi hoogu ja muidugi jõudsin ka läbi käia selle perioodi, et mis ma ikka selle vana majaga üldse peale hakkan, et peaksegi, või just et suure majaga, et peaks ikkagi midagi väiksemat vaatama, aga siis veel hetkel tundus, et olgu, et ma vähemalt proovime, et tõesti, et vaataks, et mis siis teha annab ja siis oligi, et esimene asi ikkagi võtta need vanad kihid maha ja siis sa näed, mis sealt alt välja tuleb, sest et tegelikult näiteks, et oli seal, kus eriti teise korrusele, eks ole, et on selle kipsplaadiga on üle löödud, aga sa näed, et sealt on katus läbi lasknud, et on väikse kahjustused, aga sa ju ei näe, mis seal all on.
ja tõesti seda kipsplaati eemaldades, siis oligi need, kus olid ikkagi nagu rohkem läbi jooksnud, et need kohad kõik täiesti hallitasid ja kohad olid ikkagi näha ka nagu suuremad kahjustused. No nüüdseks on see olukord, et tõesti kõik ruumid on vist kipsivabad ja selle nii-öelda nõukaaegse remondivabad, jah? No enam-vähem jah, et mõnes kohas, näiteks nagu tõesti see ootesaali uks, et siis on näha seda valdavat rohelist tooni, mis siin oli ja siis võib-olla ka seal esikus, et üksikud siuksed kohad veel ikkagi on, aga eks need ka siis vaikselt niimoodi. No teisest küljest jällegi, kui võtta nagu restaureerimise seisukohalt, et siis jällegi võetakse seda nii, et tegelikult on iga kihistus on maja märk. Meelike on maja korda teinud suures osas omaenda kätega ja sõprade abiga. Siseviimistluses on ta palju kasutanud savikrohvi, põhjuseks materjali keskkonnasõbralikkus ja asjaolu, et savi võis välja kaevata sealsamas maja kõrvalt pinnasest. Samuti tundus 15 aastat tagasi just savikrohv kõige lihtsam variant algaja krohvija jaoks, nagu Meelike toona oli. Et kui sul on väga paks rahakott ja sa kõik tööd lased teha, siis lähevad asjad kiiremini, aga isegi kui sa lased kõik asjad teha, sul peab endal olema mingisugune ettekujutus sellest, et mida sa tahad. Selles mõttes ma arvan, et oli väga hea, et mul ei olnud kohe väga palju raha, et hakata siin, ei tea, mida tegema, sest ega mul ei olnud eriti mingit ettekujutust, mis see vana maja tähendab. Et täitsa võimalik, et ma oleks ka leidnud, et ongi vaja pakett aknad panna ja kõik kipslaadiga üle lüüa ja et ma ei saa seda välistada. Aga kui sul on aega ja sa hakkad asjadesse süvenema, et sul ei ole võimalik hakata kohe tegutsema, et siis sul on aega ringi vaadata ja hakkad informatsiooni muretsema ja erinevate inimestega suhtlema, rääkima ja siis õpid vaikselt seda vanamaja tundma ja ka nägema selles väärtusi, mis selles tegelikult olemas on. Ja siis hakkad nägema väärtust sellest, et ise tegemine on ka väga tore. No nii, Meelike, et nagu ennist sai juba räägitud, siis me oleme praegu Karusejaama ootesaalis tegelikult, jah? Ja selle tunnistuseks on siin ka olemas aken ja luugikene, kust vanasti piletit müüdi. Jah, et siin... Küll lahti ei käi praegu, aga... Jah, siin on kruviga praegu kinni, sest et tegelikult on see korda tegemisel ja ta ei ole isegi õieti ees, aga põhimõtteliselt siin ta oli ja selline ta oli, et siit siis jaama ülem müüs pileteid, et seal on selline umbes 10 ruutmeetrine ruum ja siis elas ta seal selles oma 2-toalises korteris ja tuli siis teised korrused siia alla tööle. Kuule, aga räägi sellest põrandast ka, et see on selline ajutine põrandakate sul siin praegu, aga mis see on? See on tapeet. Tapeet põrandal. Mille peal on paadilakk, et kui ma ise ka esimest korda kuulsin sellest ühe sõbranna käest, siis ma mõtlesin, et kas ma kuulsin ikka õigesti, et mis sul seal põrandal on ja siis ikka mitu korda kordas üle, et tõepoolest on tapeet ja siis ma ka guugeldasin ja vaatasin, et see on täitsa tuntud ja levinud lahendus. No nii, et vaatame, mis siin köögis sa oled teinud, et... Olen ikka tahtnud vana materjali võimalikult palju taaskasutada, et siis kuskilt ühe vana talumaja juurest ka siis sellisest prügihunnikust või nii-öelda lõkkehunnikust sisuliselt leidsin vahe, et sellised toredad vanad aknad. Vanasti tõesti isegi kui näiteks olid seal õues vedelenud tükk aega, et ikkagi neid aknaid tehti nagu nii kvaliteetsest puidust, et ega nad ei mädanenud kohe ära. Ma vaatan, et sul siin seinas ongi, et üks osa on sellist uut krohvi ja allpool on siis vana krohv veel säilitatud või on selline kombineeritud, jah? Kombineeritud, jah, et kuna siin oli tõesti kõik oli, eks ole, üle löödud kipsplaadiga, et siis sealt alt, et tegelikult see krohv oli suhteliselt hästi säilinud, et siit on näha need, mis on nagu sellised beigid, et need on siis tehtud savikrohviga parandused, enamasti kui on ikkagi lubikrohv tehakse, siis lubikrohviga parandused. Aga mul oli siis see savi nagu nii palju käepärast, et siis ma tegin saviga. Lihtsalt, et ma tahtsin, et lagi ei jääks kirju, et lagi oleks nagu selline ühtlane ja kuna see lagi on nagu nii saviga tehtud, et siis ma arvasin, et siin need savikrohviga parandused on, et kuna ta ikkagi nagu istub kokku, et ta siit nagu maha ei tule, et siis sellest lähtuvad. Ja siis ma ei hakanud ka seda kõike nagu üle värvima, sest et siit nagu peegeldub
no ma ütlen, et see on maitse küsimus, et inimesed, kellel on nagu sihuke natuke kunstiga kaldused, et nemad leiavad, et see on nagu maal see seen, et ta on nii maaliline, et noh, mingid inimesed, see on tõesti, inimestel on maitse-eelised, et ongi inimesed, kes tahavad olla sellises valges, steriilses ruumis, ta ei taha ühtegi värvilaiku, rääkimata sellist kirjust seinast. Hetkel on Heiki Pärdi koostatud näitus Raudteemajade saatus üleval siin Karuse jaamas, kuid tegelikult see liigub ringi üle Eesti. Nii et hoidke oma silmad ja kõrvad lahti ning minge näitusele. Kohtume järgmisel nädalal. Väljub rong Tallinnasse 5 minuti pärast.